Ja meil on jäänud tegelikult 2 ettekannet veel. Ja nüüd siis üks teema, mis seal see mõtteringikene AI, tehisintellekt, mille üle janu oli, siis siit selle sama teemaga edasi lähemegi. Kuidas aitab tehisintellekt paremini mõista ja prognoosida Läänemerd, ja mul on au siia kutsuda Urmas Raudsepp, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi professor. Nii, tere õhtupoolikut siis kõigile. See tehisintellekt, see on AI, eks ju, see on see, mida ei usuta ja see on see, millest palju tahetakse nüüd kuulda, nagu selgus. Eks ma siis püüan nüüd anda natuke ülevaadet sellest, missuguseid nii-öelda AI kasutusjuhtusid merega seoses Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudis on tehtud. Ma ei luba, et ma teen kiirelt ja lühidalt, eks ju. Ja ma kardan, et see ettekanne ei tule nii lõbus, nagu Ilja-poolne stand-up comedy oli, eks ju. Ja kõigele lisaks slaidid on ingliskeelsed. Ma püüan niimoodi haarata suuremat auditooriumi kui ainult eestikeelne, eks ju. Nii, alustaks siis sellest. Mis üldse on modelleerimine või noh, ütleme, mida me teeme? See oma praegu mingit tähtsust, kas tegemist on AI või mitte AI-ga. Te kuulsite, täna hommikul oli juttu sellisest nagu numbriline modelleerimine, eks ju, niisugune klassikaline värk. Iga asja juures on see, et seal on matemaatika, okei? Seda pole täna olnud. Natuke oli riskide juures, oli. See X tähendab, see on sisend, kõik, mis läheb sisse. See F on midagi, millest me ei tea, ütleme siis niimoodi, mis on raske. Nii, ja Y on see, mis tuleb välja, eks ju. Ütleme, hea näide oleks selle kohta niimoodi, et X on see, ilm on pilves. See F on see, mis toimub peas. Y on see, et võtan vihmavarju, eks ju. Põhimõtteliselt selline asi. Nii, ja nüüd on siis siin välja toodud 2 sellist lähenemist. Üks on simulatsioon, teine on emulatsioon, eks ju. Simulatsioon on see, mis on see klassikaline, traditsiooniline, numbriline mudel. See on see klassikaline prognoos, mida te kõik vist uskusite, ja emulatsioon on see AI-põhine prognoos, mida te väga vähesed uskusid, enamus ei usk, see küsitlus, mis siin oli, eks ju. Enamus ei uskunud ja siis enamus arvas, et sõltub kõik sellest, okei. Nii, minu tänane see temaatika on seotud selle emulatsiooniga, ütleme siis niimoodi, mitte selle klassikalise numbrilise modelleerimisega. Ja tavaliselt, kui jutt on klassikalist numbrilist modelleerimist, siis see tähendab, et seal taga on õudselt kohutavad matemaatilised seosed, selleni ma kohe jõuan ka, eks ju. Nii, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kuna simulatsiooni taga on, numbrilise modelleerimise taga on matemaatilised seosed, siis see tulemus on täpne või niimoodi inimestele meeldib öelda, et see on täpne, nii täpne, kui üldse saab olla midagi, mis on seotud matemaatikaga. See on väga täpne, aga mis loodusega see nii täpne ei ole. Aga ütleme, nimetame seda täpseks, eks ju. Emulatsioon ehk AI-l põhinevad asjad, need ei ole nii tugevalt põhjendatud, nagu on matemaatilistel seostel põhinevad asjad, aga see on hirmus kiire, eks ju. Okei. Sa võid hästi palju teha, hästi lühikese ajaga. Mis puudutab simulatsioone, siis see on hästi ressursimahukas. Te panite tähele, et need PIA esitatud, need analüüsid, need põhinesid ka simulatsioonidel
ja kuigi tihti neid uusi stsenaariumi uuendatakse kord mitme aasta jooksul. Kord 7 aasta jooksul, eks. Neid emulatsioone sama pikkasid võiks teha 70 tükki päevas võib-olla, eks. Nii, liiguks nüüd edasi. Ahaa, nüüd ongi see nii-öelda välja toodud erinevused, põhierinevused tavalisel numbrilisel modelleerimisel ja emulatsioonil, mis põhineb AI-l. Näete seal üleval, see on hästi väikselt, see on matemaatilised seosed. Mul küll keelati neid näidata, aga midagi ei ole teha, mul üks doktorant valmistas selle ettekande mulle ette, sellepärast, kuna ta ei ole eestlane, siis sellepärast on ta ingliskeelne ka, eks ma ei jõudnud ümber tõlkida. Aga näete, seal on seosed, seal on valemid. Ja siiamaani, ütleme, need, kes on modelleerimisega tegelenud, ongi tegelenud nende valemite lahendamisega, kasutas arvutit. Teate, kui ebapopulaarne see on? Leida mingit tudengit. No, ma ei räägigi seal bakalaureusõppest, ma räägin doktorantuuri tasemel, ei, kõik jooksevad ära. Absoluutselt mitte. Nüüd see teine, see alumine, see on nüüd see AI-l põhinev. Mitte ühtegi valemit ei ole. Vaadake, on niisugune kärg. Nii. Aga ma kohe teile hiljem näitan, et see AI emuleerimine on mitte vähem õudne raskuselt kui nende võrrandite lahendamine. Nüüd aga milles on põhierinevus on see, et siin on numbrilisse mudelisse läheb väga palju sisendeid, seal teisel või seal edasi on toodud kõik need sisendid, mis seal lähevad, siis tuleb ka hästi palju väljundeid, eriti kliimakontekstis. Kliimakontekstis läheb atmosfäär, jõed, meri, ookean, kõik sellised asjad sisse kujutad ette, tohutu, eks. Selle emulatsiooni korral ehk AI-põhise modelleerimise juures võetakse mingid sisendid, näete, seal on mingid, selekteeritakse mingid sisendid ja siis väljundina saab selle ühe, näiteks selle ühe asja seal, mis on output'ide all on tume, on sea surface currents ehk pinnahoovused, eks ju. Okei, näiteks väga lihtne, väga kiire. Lihtne ei ole midagi. Nii, ja millest me siis alustasime, oligi see, et vaadata, kuidas siis AI tunneb ära erinevad veepinnad, tsirkulatsioonimustrid Läänemeres. Ja näete, see siinpool on, see on see AI mudel nüüd see. Suht lihtne, ausõna. Ainult, et mina pole siiamaani aru saanud nendest kastidest, eks ju. Aga õnneks mul on head doktorandid, kes sellega tegelevad. Nii, ja teisel pool on väljund siis. Need on, mida me vaatasime, olid kuuajalist ilma mustrit ja see ülemine joon siin, et sinised ja punased olid 2 erinevat mustrit, milleks sai ka kategoriseerida kogu tsirkulatsiooni, kuu keskmise tsirkulatsiooni. Me ei räägi sellest, mis on päevased ja mõnepäevased, kus domineerib tuul, aga siin oli seotud veepinna kalletega või veepinna jaotusega. Ja nagu te näete, AI suutis õigesti kvalifitseerida seda veepinna tsirkulatsiooni mustrit kõikidel juhtudel välja arvatud need 2, kus seal on kollane väike püramiid all, eks seal ta läks nagu natuke mööda sellega, mis nii-öelda see täpne numbriline mudel näitas. Ühesõnaga, see oli lihtne, see oli esimene selline suurem katsetus ja numbriline mudel töötas, sai selgeks, et kogu Läänemere igakuise tsirkulatsiooni saab jaotada 2, mille esindajad on siis mai ja detsembri ja siis kummalegi poole, ühele poole 3+2 kuud on siis üht tüüpi muster ja teisel juhul 6 kuud teist tüüpi muster. Edasi oli siis, et liiguks nüüd natuke ka, kuna
Ilja vist ütles, et meres on mingi sügavus ka, eks ju, siis liiguks nagu natuke mere sisse ka, sest meres on temperatuur, meres on ka soolsus, eks ju, 2 asja, siin on nüüd kasutades jälle AI-d identifitseeritud 6 erinevat vertikaalset, seal on soolsuse prototüübid ja temperatuuri prototüübid, eks ju. Ja siis on samamoodi vaadatud, kuidas need prototüübid nüüd ajaliselt esinevad, eks ju. Selle taga on ka nüüd natuke ka AI mudel, aga tulemus on see, et kõik seda teavad, aga siin tuleb ilusasti välja, et külm ja mage Läänemeri 90-ndatel, siis üleminekuperioodid ja nüüd 2010-ndatest edasi siis soe ja soolane Läänemeri, eks ma detailidesse rohkem ei lähe. Nii, edasi, vot see on nüüd see, kuidas need üleujutused kriitilistes kohtades. Siin on kasutatud nüüd sellist AI-l põhinevat plokkskeemi ja saadud just eriti ekstremaalsete olude korral, madalad, kõrged veetasemed on väga saadud paremad tulemused AI-ga Eesti rannikul, see on kõik Eesti rannik, kui traditsioonilise numbrilise mudeliga, et selle nüüd lisamine sellele praegu Keskkonnaagentuuris töötaval mereprognoosi mudelile, selle kõige lisamine võimaldaks prognoosida just nendes kriitilistes piirkondades, nagu ütleme Tallinn või Haapsalu või Pärnu, seda, et kas nüüd tuleb üleujutus või ei tule üleujutus, kas Väinameres saavad praamid liikuda või ei saa praamid liikuda, ja ma arvan, et see ennustus töötaks päris edukalt kuni 5 päeva kindlasti, eks Vilja võib täpsustada, aga ette prognoosides 5 päeva ja annaks palju paremaid tulemusi kui traditsiooniline modelleerimine. Nii, siin on nüüd kasutatud AI-d, lihtsad mudelid selleks, et teha selgeks, et kas me saame põhimõtteliselt nagu prognoosida, kui me teame vastavaid sisendeid, Läänemere olekuid, mida iseloomustab soojushulk ja ütleme värske vee hulk ja siin on näidatud, et saab, need asjad töötavad hästi. Ma vaatan kella ja siis ma libisen nüüd mõnedest asjadest kiiremini üle. Siin nüüd on Liivi lahes prognoositud veetsirkulatsiooni ja näete, see keskmine siin on see AI mudel, eks ju. Uskuge mind, kui nüüd hakata süvenema nendesse plokkidesse, nendesse lühenditesse, siis te saate aru, et see kõik ei ole nii sama lihtne kui ChatGPT kasutamine igapäevaelus, eks ju. Ja üldiselt jälle need tulemused on väga head ja saab me oleme siin ette prognoosinud tsirkulatsioonimustrid, seal on nüüd võrdlused toodud prognooside ja me võrdleme teise numbrilise mudeliga, eks ju, ja need täitsa okeid, et üldiselt saab kasutada sellist prognoosi, kui on tarvis mingit kas reostuse levikut prognoosida või tegeleda nii-öelda merepäästega või mingite selliste asjadega, eks ju, see töötab hästi kiiresti. Nii, ja nüüd me oleme siis nagu liigume sellise asja poole nagu see, mis seal on ära kaetud, see on subseasonal, mis tähendab, et me prognoosime seda, mis toimub ajavahemikus 2 nädalat kuni 6 nädalat ette, eks ju. Aga siin on isegi prognoos vist oli, kuskil oli see kirjas ka 12 nädalat ette, eks ju. Et prognoosi tulemus on täiesti okei, 12 nädalat ette. Siin on nüüd see mudel jälle, see mis on ChatGPT, eks ju, mitte päris.
Nii, ja siin on prognoositud Läänemere soojussisaldust ehk kui soe kogu Läänemeri on ja erinevates piirkondades, kuidas see jaotub, et see on nüüd oluline selleks, et kas meil on, kui me ütleme praegu prognoosiks ette, et milline on soojussisaldus ja kuidas ta muutub, et siis võiks öelda või hakata vaatama, kus võib tekkida suveni on 12 nädalat, eks ju, et kus võiks tekkida hapniku puudujäägid suvel ja või kus ütleme niimoodi, võiks isegi kiiremini, kergemini vesi soojemaks minna, nii et saab ujuda. Ja ma loodan, et see on nüüd viimane rakendus, kus on kogu Läänemere jaoks prognoositud pinna hoovust ja näete, see on nüüd seal see mudel, eks ju. Mis ma tahan öelda on see, et need ei ole ka väga lihtsad asjad ja nõuavad natuke süvenemist, aga siin on jälle niimoodi võimalik teostada prognoosi kogu Läänemere jaoks ja ma ei usu, et saab näidata, et see ei ole kehvem kui tavaliste mudelitega prognoos ehk see küsimus, mis teile siin oli. Ja teate, kõik see on teaduspõhine. Kõikide nende asjade kohta, näidete kohta, mida ma siin demonstreerisin, on kas avaldatud, mingi 4 tükki on avaldatud, 3 tükki on avaldamisel teaduspublikatsioonid normaalsetes ajakirjades. Aitäh! Aitäh, Urmas, ja vaatame korra publikule otsa. Miks ma arvasin, et hiljalt küsimus tuleb? Ja palun. Ma tahtsin tänada huvitava ettekande eest ja mul tundub, et see stand-upi pealt on mul korüfeedelt veel palju õppida. Aga mind huvitas see, et mis sa sellele küsimusele vastasid ja mis see õige vastus võiks olla, et kas sa siis usaldad seda AI tehisintellekti nüüd seda prognoosima oma suvist hüpoksiat või sõltub või nagu üldse ei usalda? Mina võin kommentaariks öelda, et seda veetaset ma 100% veel ei usu, aga ma tahan nagu sinu seda. Tähendab, ma usun neid prognoose, kui need prognoosid ja need AI mudelid on tehtud Ilja doktorandi poolt ja Ilja doktorandi poolt juhendatavate teiste doktorantide poolt. Ehk siis usalda, aga kontrolli, ja. Seal on ka veel üks küsimus, võtame kiirelt ja siis... Ma ütlen ära, et see ei ole kokku lepitud küsimus. Et tavaliselt, kui näidatakse... ECMF näitab oma AI prognoose ja numbrilise mudeli prognoose kõrvuti ja siis näidatakse alati, kuidas skoorid on AI-l tegelikult paremad. Aga vastus küsimusele, et miks nad paremad on tavaliselt ei tea. Ja siis minu küsimus on nüüd sulle samamoodi, et mis on sinu arvamus, miks on AI parem kui tavaline numbriline ja siis mul endal on niisugune kuri kahtlus, et ta on lihtsalt parem bias correction algoritm. Aga mis sinu arvamus on? Mul ei ole veel välja kujunenud arvamust, miks ta parem on. Ja ma kaldun arvama, et see on natuke filosoofiline küsimus või ütleme, see võib olla seotud sellega, et tavaliselt AI põhinevad mudelid vaatavad mingit aspekti ja selle aspekti kohal võivad nad töötada paremini kui üldine traditsiooniline numbriline mudel, mis vaatab kogu süsteemi. Eks. Ma ei tea, kas see on lihtsalt
niisugune wild guess minu poolt, et ma ei tea. ja veel üks küsimus, kommentaar, repliik. No võin siia lisada, et mina olen pidanud juba oma 5 aastat või sedasi konkureerima oma ilmaennustamises AI põhise mudeliga. Et väike arvamus selles on, et eks nad võtavad statistilise keskmise andmetest ja keskmisele juhtumile, ütleme, nad tõesti, ütleme, keset suve nii-öelda on, ütleks, 5 päeva nädalas on AI tõesti parem, sellepärast et ilm on keskmine ja keskmise ilmale saabki keskmiselt täpselt paremini pihta, mängides tema suhtes papagoid. Aga siis tulevad need 2 päeva, kus on ikkagi vaja õnneks veel mind. Tähendab, võt selle keskmise lähenemisega ma nüüd ei nõustu, eks ju, et ta ikkagi, see ei ole niimoodi, et kui on keskmine, siis on okei ja siis AI töötab. Kui on ekstreemväärtused, siis AI ei tööta. Et see veetaseme näide tegelikult siin jaanuaris-veebruaris, kui oli tõeliselt madal veetase, siis AI põhine prognoos oli 20 sentimeetrit, ütleme täpsem kui traditsioonilise mudeli prognoos. Vahel on hea erimeelsustega lõpetada, siis on põhjust järgmine kord jälle kokku tulla. Aitäh, Urmas!